Ja esimesena tahaksin ma teie käest küsida seda, et kuidas teie näete seda, kuidas naised on Eesti meedias pildil ja millises meedias nad pildil on? Kuidas teile tundub, kas naised üldse on pildil? Ma tegin väikse analüüsi enne siia tulekut. Töötan siis maakonnalehes Pärnu Postimees ja vaatasin siis, palju meil on olnud näiteks arvamusküljel viimasel nädalal. On 4 naisautorit võtnud sõna. Mahuks tohutult palju rohkem. Siis vaatasin üks viimane pool aastat tagasi, kui palju on siis naisettevõtjatest olnud ja millistest lugusid. Meil on olnud üks naine, kes teeb sokke. Siis meil on olnud üks naine, kes teeb lastemoodi. Siis meil on olnud, selleks kirjutasin ma ise üks naine, kes teeb taksofirma. Ja ma ütleks, et ma mängisin ka selle välja, et ta on naine ja on selline mehelikul erialal ja seda loeti tohutult palju rohkem kui neid sokitegijaid. Ma ei taha kedagi solvata päris. Et jah, selline on praegu pilt Pärnu Postimees, ma ei tea, teised lehed äkki räägivad oma kogemused. Ann-Mari, äkki sa räägid, kuidas ärilehes naised välja võtavad? Ei ole kahjuks teinud sellist analüüsi, aga ega ei paista väga. Võin öelda ka täiesti peast. Et alati, kui on ikkagi ütleme ka sellised ettevõtete lood, alustavate ettevõtete lood, siis tihti kuidagi paistavadki silma, ma ei tea, kas või iduettevõtluses ikkagi mehed ja nii on. Ja ka selliste, ütleme juba autoriteetsemate ja kogenenumate ärimeeste hulgas ongi ärimehed. Ja kui alati, kui küsite, et nimetage mõni tuntud ärinaine, siis tihti esialgu on vaikus. Ma ei tea, ma kuidagi võib-olla jätkaks seda tendentsi, mina küll sellist nagu põhjalikku analüüsi, statistilist analüüsi ei hakanud nagu läbi viima ja loetlema, et kui palju on siis meestest on olnud meie teleeetris ja kui palju naistest on olnud teleeetris, sest arusaadav, et content hästi erinev on nii-öelda päevakajalist saadet, kus on reportaažid, intervjuud, mingite asjade kommenteerimised ja siis on sellised põhjalikumad saad, kus tehakse mingid persoonilood või näiteks räägib mingid konkreetsest teemast, siis mina julgen ikkagi väita, et vähemalt venekeelses telemeedias nii vähe, kui ta on praegu Eestis, on küll kuidagi esitatud võrdselt, et siiamaani mul ei ole jäänud silma, et ainult mehed on aktiivsed, et hästi palju aktiivsed naisi, kes tulevad kommenteerima erinevatel teemadel. Ja isegi kui me võtame nüüd hiljati hästi päevakajaline olnud kohalikud valimised, kui me vaatame näiteks teledebatid, ma praegu ei julgeks rääkida ETV-st, seal on olnud küll etteheidet, et on, kui välja arvata Zulaikha Izmailova, siis kõik ülejäänud on mehed, siis ETV Plussis on küll olnud hästi palju toetajaid ja tublist naisi, kes nagu poliitilisel maastikul oma valijate huve kaitsevad. Nii Viktoria Ladõnska kui Olga Ivanova, nii ka Yana Toom, siis olid ikkagi võrdselt ja siis EKRE poolt on siis olnud ka naisesindaja. Et kuidagi vene keeles suudavad naised vist paremini endast. Võib-olla ka on see selline natuur, mis muudab naised julgemaks. Muudab küll, jah. Et vene naised ikkagi seisavad endast. Aga ajakirjandus, siin tuleb teha erinevusi, et mis on ajakirjandus ja mis ei ole ajakirjandus. Et kollane ajakirjandus on ka ajakirjandus, aga ta kipub siiski olema meelelahutuslikum selline etteaste, eks ole. Et kui naise ettevõtjad tahavad välja astuda ajakirjanduses, siis nendel ongi valiku võimaluseks, ongi siis ETV, Ärileht, Äripäev või mõni muu sellise tõsiselt võetavam kanal. Aga on ka teised kanalid, mida kasutatakse väga aktiivselt nagu blogi, Twitter, Facebook ja
Kristi, sina oled üks Eesti vist kõige tuntumaid, kes on Facebookis kokku kogunud väga suure naisinvestorite kogukonna, kes sind kuulab, kes sind jälgib ja kes sinu üritustel käib. Kuidas see sul õnnestunud on? Ma arvan, et see on õnnestunud väga lihtsalt, et tegelikult naisi väga huvitavad need teemad, et just selle meediakajastuse koha pealt, et kui mina sageli vaatan, et on mõni artikkel mõnest põnevast naisest, siis selle asemel, et oleks seal äri, majandus või tehnika rubriigis, on ta seal sõbranna suhted ja kõik muud, sõltumata sellest, mis on selle artikli sisu, et siis väga paljud inimesed nende blogide ja Facebook gruppide ja selliste ettevõtmiste poole pöörduvadki seetõttu, et seal on oluline see sisu, mitte see, et keegi on nüüd määranud, et see on nüüd see sõbranna kategooria lihtsalt sellepärast, et tegemist on ettevõtte juhiga, kes juhtub olema naine. Siin oli üks väga hea näide, Siiri Erala tõi, et mängides sellisel stereotüüpsel lainel, see meelitab lugejaid rohkem lugema. Et kui meie ajakirjanikena näeme, et kui lugu loetakse, siis see jõuab inimestele kohale. Et miks ma alguses alustasin sellega, et miks siin saalis pole ühtegi meest, on seetõttu, et kõik need teemad võiksid jõuda ka meestele. Siis see lugejate puhul, meediaväljaannete puhul on see samamoodi, sa pead kuidagi selle sõnumi kohale viima. Enne kui ma kuulasin, Kristel rääkis, et üks ajakirjanik küsis tema käest, et kuidas sellel mehises valdkonnas olla on, siis kui sageli neid küsimusi sulle tuleb? Ma ütleks ausalt, et kõik need viimased vestlused, mis ma olen ajakirjanikega teinud nii Eesti kui ka välismaa turul, siis kõik alati küsivad seda, et kuidas siis ikka on naised või mitte ole. Ma alati mõtlen selle peale, ma ei tea, et kuidas sul on mees ajakirjanik olla või. Ma ei tea, ma ei ole mees ennem olnud, on ju. Jah, nii naljakas on see. Nii tegi pugema. Naised on, me teame, et naised on võib-olla meestega võrreldes pisut tagasihoidlikumad ja mehed kipuvad olema pisut edevamad ja seetõttu on nad ka altimad ajakirjanikele kommentaare, kes ikka saab ajakirjanikuga vestelda, et ega see vist päris tore ei ole, kui sa ei ole just ise ajakirjanduses või ei ole sellega juba harjunud. Aga mul on teile kogu saalile siin mõned tsitaadid välja kirjutatud ja ma palun, et minuga kaasa mängiksite. Ma loen tsitaadi ette ja ma palun, et siis te hääletaksite, kas tsitaadi on öelnud mees või naine. Nii. Esimene tsitaat. Mida teevad inimesed siis, kui nad ei käi koosolekutel? Kas tsitaadi ütles naine? Mees. Vale vastus. Tsitaadi ütles Piret Mürtuvaa, kui ta lahkus Teliast. Järgmine. Kõige olulisem number mulle on laste arv. Kas tsitaadi ütles naine? Ja tsitaadi ütles Jüri Mais. Ma võin küll südames sind mõista, aga ma rahakott ei mõista sind. Kas tsitaadi ütles naine? Andke käega märku, kas naine? Ja kas mees? Vastus. Tsitaadi ütles Eve Kirs Neinar Selile. Ütelge uuesti korraks uuesti. Ma võin küll südames sind mõista, aga mu rahakott ei mõista sind. Seda muidugi mõista. Ei ole rikkaid ja vaeseid, on lollid ja vähem lollid. Kas tsitaadi ütles naine? Mees kindlasti. Näidake käega märku, kas naine? Kas mees? Taaskord eksite. Tsitaadi ütles Kristi Täht, kes oli siis Marati ohvri. Ja nüüd on viimane tsitaat, rohkem ma teile ei jõudnud siis. Nii. Jah, raha mõttes olen saanud rikkaks, kuid see on paljuski pere arvelt. Kas tsitaadi ütles naine? Ei. Naine mõtleb tsitaadi ütles mees. Tsitaadi ütles Taavi Kotka. Kuidas teile tundub, kas need kõik on meedias välja öeldud tsitaadid, kuivõrd on võimalik üleüldse selliseid teemasid soo erinevuste põhjal võtta?
mis te arvate paneelis osalenud? Ütleks selle viimase tsitaadi puhul ma olin kohe veendunud, et üks meesterahvas, sest kui üks naisterahvas ütleks, et tema edu on tulnud laste ja pere arvelt, siis ta oleks ammu juba risti tõusnud Eesti meeles. Ma arvan, et on mingid asjad, mida mehed saavad suhteliselt vabalt ajakirjanduses öelda ja kui mõni naine seda ütleks, siis see vastukaja, siis me kõik teaksime, mis naine oleks sellise lause öelnud. Evelin Rätsep, kuidas teile tundub? Ma väga toetan seda Kristi mõtet, et mu enda isa on mu käest küsinud, et aga kuidas sa siis nagu lastega jõuad ja kas ikka laste eest on nagu piisavalt hoolitsetud ja nii edasi, et tegelikult see suhtumine on ikka nagu väga tugevalt sees, et kui mees lendab ringi, reisib palju, ma ei tea, leiab endale uue suhte, siis see on okei. Kui naine reisib ringi ja teda pole kodus ja ta peaks veel kuskilt uue suhte leidma, siis see on jumal, kes ta siis on, ühesõnaga ma jätkama, et see oleks välja. Et kuidagi hästi tugevalt on küll sellised nagu stereotüübid siin sees olemas, et ja see on ilmselt see põhjus, miks me naistena tegelikult ei julge minna, me oleme niigi ebakindlad ja siis, kui me teame, mis raheselt tuleb igasugust Delfi kommentaariumis, siis ega ausalt väga ei taha küll nagu selle raha alla jääda. Minu meelest oli isegi üldrahvalik mure, kui Kersti Kaljulaid sai presidendiks, et kuidas ta oma lastega hakkab. Ja see ei olnud ainult ju ajakirjanike poolt tõstatatud, vaid see oligi nagu selline arvamusliidrite tõsine mure. Kui Kersti Kaljulaid ise on öelnud, et tema täiesti teadlikult ei anna ühtegi intervjuud, isegi oma sõbrannadele mitte sellises nii-öelda laste ja pere ja koduga seotud ajakirjadesse ja teemadesse, sest et see oli ka üks mõte, mis mul kohe pähe tuli, et kui meestest räägitakse, siis räägitakse, et nad on ärimehed, räägitakse nende professionaalsest tegevusest, millega nad karjääriredelil tegelevad. Kui naisest räägitakse, kui ma lõin need nimed kõik ette, te saatsite meile meilis, olid mõned nimed, ma lõin need Google'isse, mis sealt välja tuleb. Tema sai eks-abikaasaga lapse, tema oli see ja teine ja kolmas. Mitte sõnagi nagu sellest, kes ta tegelikult ärinaisena on. Ehk siis nagu tema karjäärist ei ole sõnagi, kõik on nagu isiklikul tasandil. Ma selgitan publikumile ka, et ma saatsin osalejatele väikese tutvustuse, millest ma kavatsen rääkida. Seal oli ports nimesid inimestest, siis, kes on Eesti meedias üles astunud ja kuidas nad siis välja on paistnud. Aga ma küsin nüüd ajakirjanike käest, et kuidas valitakse teemasid, kas valitakse stereotüüpselt või mitte? Kuidas toimetustes on, kes on need valijad? On nad mehed või naised peamiselt? Ma võin öelda, kuidas meil on iga laupäev persooni lugu ja tegelikult tuleb küll üles see teema koosolekutel, et meil on nii palju mehi olnud, et nüüd võiks olla see esikaane naine. Ja siis tekib siuke, keda me siis võtame. Et ma ei tea, millest see tuleb. Ma ise võin öelda, et mina olen feminist, aga mul ka ei ole seda nimekirja tegelikult, et saaks iga nädal oleks see naine esikaanel ja et arvamusrubriigis oleks kogu aeg 50-50. Kui me vaatasime ja kuulsime siin eespool seda, et naisi on ettevõtluses 12%, et siis me ei saa tegelikult, kui me mõtleme, et ajakirjandus on justkui ühiskonna peegel, et siis kuidagi kunstlik ja isegi vale oleks tekitada seda, et meil nüüd on 50-50. Et ma arvan, et ajakirjandus peab ikkagi jääma reaalseks. Aga jah, neid küsimusi aeg-ajalt tekib. Aga üheski loos, ma arvan, ükski ajakirjanik ei tee, et nii pooled ütlevad mulle siin naised, siin tsitaadid ja pooled ütlevad mehed. Et seda kindlasti mitte. Ja samamoodi ka me võime ju ette heita, et naistest räägitakse ainult moe kontekstis või midagi sellist, aga kui me vaatame ka selle ettevõtluse osas, et millega need 12% tegelevad, siis on see raamatupidamine, kas see on 5%? Okei, et 12 kokku, okei, võt ma arvasin, et on hästi positiivne trend on ju. 12 naised 5. Okei, et millega nad nagu tegelevad, et siis need valdkonnad on ikkagi väga, see segregatsioon on väga tugev ja me ei saa nüüd, tõesti,
just see mõte, et ajakirjandus on ühiskonna reegel. Et ma ei tea, kas me peaksime enne nagu ootama neid muutusi nagu ühiskonnas ja siis nagu nägema neid seda ajakirjanduses. Ann-Mari, mis sina mõned? Mul on näiteks tuua just väga päevakajaline näide sellest, et Eesti Päevaleht valib 3. aastat vist mõjukamat eestlast ja terve käesoleva nädala me valime siis erinevate elualade järgi või selliste kategooriate järgi, ütleme, siis nii-öelda valdkonna mõjukamad ja siis nädala lõpus valime siis selle kõige mõjukama eestlase. Ja hästi palju on tekitanud diskussioone, et mida see mõjukus siis tähendab ja kuidas seda hinnata ja mõõta. Ja seekord me ei kasutanud mingeid keerulisi valemeid, vaid me ajakirjanikena ise täiesti subjektiivselt hindasimegi meie meelest kõige mõjukamaid inimesi. Ja sel aastal on seal ka juures kategooria kõige mõjukamad naised. Et näiteks täna ilmusid siis kõige mõjukamad noored ja ka venelaste kategooria, mis tekitas ka juba selliseid teravaid kommentaare, eks ole, et mis mõttes siis jälle teeme siin seda, kuidas see on, lõhestame ühiskonda, eks ole. Aga et just ka naised siis eraldi ja nende mõjukate projekti vedajatelt siis küsides, et miks ikkagi see kategooria on, et võib-olla siin jälle mõned inimesed tunnevad, et see on kuidagi alandav või et miks ei ole siis kõige mõjukamat meest valitud, eks, et naiste kategooria pandigi juurde sellepärast, et tuua esile meie ühiskonnas siis neid mõjukaid naisi, kelle arvamust arvestatakse, kelle isik läheb paljudel korda, sest muidu nad jääksid teenimatult varju. Ja nii ongi. Ja näiteks homme ilmub meil ettevõtjate tabel. Eks näete siis, kui palju seal on naisi. Mul on ka äripäeva kogemus, siis täpselt sama olukord on rikaste topi tegemisel selle jaoks, et naisi rohkem esile tõsta, välja tuua, ongi eraldi Eesti naiste rikaste eraldi alatopp. Ja siis on veel eraldi alatopp naised, kes on ise enda varandusega kokku ajanud ja kes on see on muidugi umbes, seda võib äripäevas siis rikaste topi koostajatele, siis võite kirja saata, mis te sellest arvate. Aga tegelikult Eestis on ju väga palju väga ägedaid ja tegusaid tippjuhte, naistippjuhte on Eesti suurimat lihatööstust juhib naine Anne Mere, Eesti suurimat piimatööstust juhib naine Katre Kõvas, Eesti suurimat meediatööstust Ekspress Meediat juhib Mari-Liis Rüütsalu, lennujaama juhib Piret Mürk-Tuba. Tegelikult on meil tippjuhtide seas üsna hea pilt. Kuidas te ajakirjanikud tippjuhtide ja ettevõtjate poolt näete, kas nende meedias esinemine kuidagi erineb? Või jäävad nad varju, teevad vaikselt nahistades oma tööd ja... Naised teevad tööd. Mehed reeglina armastavad esindusfunktsiooni sõna võtta ja siis rääkida, kuidas lood on. See on vist selline tüüpkäidumine, mis on juba nagu praktika käigus on nagu selline muster välja tulnud. Ma nüüd korraks tuleks eelmise küsimuse juurde, hakkasin mõtlema, kuidas Eesti Rahvusringhäälingus lood on. Ja kui vaadata peatoimetajate koosseisu, kui me tuleme kokku peatoimetajate koosseisu, siis tegelikult see on ainult 2 meest. Üks on Kristo Rajasaare, Raadio 2 peatoimetaja ja siis teine on Anvar Saamas, kes on selle sügisest ERR.ee kogu selle värginduse juht. Kõik ülejäänud, Mari Jurtšenko, kes on praegu ETV peatoimetaja, Viola Saalo, ETV 2 peatoimetaja, ETV Plus Darja Saar, Ruus ERR, Katja Taklae, siis on kõik AK juhid on tegelikult naisjuhid, et see on, ERR on tõesti naisvägi on ju. Kui me räägime toimetuse valikutest, siis seal on täiesti nagu naiste käsi sees vähemalt selle programmi või saatevõrgu kokkupanemisel. Või seal juba saadete toimetustel, ehk Andres Kuus, kes paneb kokku kõige nende poliitiliste saadete sisu.
ja teeb toimetuslikku valiku, et seal on juba nagu meeste käsi vaikselt nagu teeb seda nii-öelda valikut, et kes on kõnekamad, kes suudavad paremini hoida tähelepanu, televaatajate tähelepanu ja nii edasi, aga tegelikult nagu seda suuremat pilti, mis saadet on saatevõrgus, kuidas täpselt lahendatakse ühe või teise, kuidas valitakse teemad, kuidas valitakse neid nii-öelda, kes kõnelevad nendel teemadel, seda tegelikult teevad naised. Nüüd järgmine küsimus on see ja siin me rääkisime sellest, et muutub ühiskond, muutub ajakirjanike käitumine. Ei muutub ka peegelpilt, see mida peegelpilt, täpselt jah, aga teiselt poolt on see, et jällegi meie käes on see valiku võimalus on, et kuidas need samad topid, et kas me teeme tõesti eraldi topid, davai teeme siis eraldi meeste topid. Teeme siis ka niimoodi, et ma ei tea, parimad, ma ei tea, seksikamad, mida iganes need on. Miks mitte. Nii et selles mõttes ma arvan, et meil on ikkagi natuke ka mõjutada seda. Ja siis eelmine kord siis oli ka see märkus, et et meie eetris on poliitikud, mingid aktiivsed tegelused, kuidas on siis ettevõtlusega. Panin tähele, et rohkem on tegelikult, et võib-olla see ongi peegeldus, et rohkem meie eetris on ikkagi väike ja keskmise suurusega ettevõtete naisjuhid on eetris või näiteks spetsialistid, kes kommenteerivad, kui me räägime nagu suurest või suurtes ettevõtete, siis on tõesti eetris on mehed. Kuigi praegu sa nimetasid neid nii-öelda juhte, kes juhivad neid suuri ettevõtteid. Kuidas seda paradoksi tõlgendada? See on tõesti see, et naised armastavad tööd teha. Kuidas nüüd nagu panna neid ennast niimoodi, ma ei tea, kas armastama või lihtsalt nagu ikkagi anda nende seda sisendit, et palun julgege ka rääkida. Seda ma ei oska vastata. Ma peaks kohe ütlema, et olen töötanud ka Postimehes ja need nimed, mis sa nagu ette lugesid, Anna Mere, Katre Kõvas, kui sa küsid, nad annavad kommentaare. Nad on väga säravad esinejad. Et ma ei tea, miks neid rohkem ei kasutata. Võib-olla on vähe skandaali seal või et ma ei saa ka neid, ma ise ennast mõtlen nagu selle toimetuse töö peale, et ma ei lähe hommikul sellise mõttega, tõesti, kuigi ma olen feminist, ma ei lähe sellise mõttega hommikul tööle, et nii, nüüd ma teen ühest kõvast naisettevõtjast loo. No kui mul ei ole ainest, ma ei tee seda. Et selles mõttes tõesti need nimed, kes nagu ütlesid, nad annavad väga hea meelega kommentaare, nad ütle ära. Aga mis ma pean nagu arvamustoimetusena, toimetuse juhina ütlema, et tihtipeale tuleb küsida lugusid. Ja kui ma hakkasin selle peale mõtlema, et kellele ma nagu rohkem olen siis kirju kirjutanud, kas naistele või meestele, siis tegelikult mul on pidanud naisi rohkem otsitama. Aga kui küsida, siis loomulikult tehakse. Meedia on üks selline ebameeldiv putukas, ega sellega väga kokkupuudet ei taha tõenäoliselt ettevõtjad. Kuidas teil, Kristel on? Kas te annate meediale hea meelega intervjuu või see pigem on selline, kui see kiri postkasti potsatab, siis on esimene jälle, mida nad tahavad? Ei, mina tegelikult hea meelega räägin kaasa ja ma ise mõtlen selle peale, et kui mina aitan või innustan kedagi noort tulevast ettevõtjat oma asja tegema, siis kõik on jumala hästi, et mina olen pigem alati kõigile ajakirjanikule ütlen, et muidugi saab, et muidugi ma hea meelega annan intervjuu ja et mind oleks rohkem meediapildis ja teiselt poolt on see ka tegelikult Eestile kasulik, et see ju loob meist kui ettevõttest mingisuguse pildi, et inimesed ikkagi teaks meist ja oskaks ja julgeks meile ka tööle tulla. Et sellepärast mina ikkagi olen meedias kindlasti olnud, aga jah, mis veel? Kas ma võin küsida? Kas on ka mingi piir, millest sa ei räägi? Lapseootusest sa oled rääkinud või? Ainult vist küsiti jah mingi paar nädalat tagasi, et siis ma ütlesin ja muidugi, et jah, ootan küll last ja. Aga sünnitus tuleb põhist välja. Okei, sellistest teemadest ma pigem ei räägiks, et ma ikkagi hoiaks sellel professionaalsele tasandil. Kui sa oled juba meediaga magamistuttu lükanud, siis tegelikult välja lükata on palju keerulisem. Mul õnneks ei ole veel niisugust kokkupuudet olnud. Kristi, kuidas sinul on? Ma pigem ütlen jah, sellepärast, et väga sageli majandusteemadel, nagu see enne välja toodi, et ei ole niimoodi, et küsin naised kommentaari ja mehed kommentaari, et oleks 50-50, aga
päris palju artikleid, mis Eestis on ilmunud, kui mina poleks kommentaari andnud, siis oleks käinud nagu 5 meest kommentaari andnud, et eks ma siis üritan see maskott seal olla. ongi ainult üks naisinvestor Eestis. Jaa, et tegelikult ma praeguselt olen suhteliselt aktiivselt hakanud tegutsema sellega, et kui mul kommentaari küsitakse, et siis kuna ajakirjanikud ma ei taha öelda, et nad ei viitsi, aga tegelikult ei viitsi ikkagist neid allikaid väga otsida, aga kui ma kirjutan neile vastu, et kuule, et nagu siin on 3 ägedat naist, kes võiksid ka kommentaari anda, et tegelikult nemad ka teavad sellest teemast, siis nad nagu on nõus isegi nagu selle järgmise kirja edasi saatma, et aga jaa, ma pigem annan kommentaari, aga samamoodi nagu Kristalt, mina olen ka ikkagist oma eraelu nagu hoidnud väljapoole, et mul otseselt ei oleks midagi selle vastu sellest rääkida, aga ma lihtsalt tean, et Eesti meedia ei suuda sellist teemat kuidagi nagu adekvaatselt käsitleda, et siis on lihtsam igasugused sellised probleemid. Mul tuli kusjuures meelde, et mul üks uudis on olnud, aga see oli mu juuste kohta. Küsiti, et kuidas sa siukse roosa juukse värvi said. Et siis ma ütlesin, mis ma lihtsalt kirjutasin. Lugesid? Ja, et seda küsiti mul, siis ma ikka vastasin, aga see oli siuke 20 sekundi intervjuu nagu, et jaa, sain värvi niimoodi. No ma mõtlesin teatakse selle järgi kohe. Ja, võib-olla varsti ongi nii, et roosa juukse. Üsna selline, et ajakirjanikel on ka päris keeruline naiste käest kommentaari küsida, et vastused võivad olla üsna erinevad. Ma palun nüüd, et ajakirjanikud tuletaksid meelde, millised on tavaliselt naiste eitavad vastused. Mina ka ei oska niimoodi nüüd välja tuua, mis on naiste eitavad vastused, aga võib-olla Kristi siin enne tõi välja, et sa ise nüüd soovitad, et kelle poole veel võiks pöörduda, et ajakirjanik on laisk, siis jah, osad kindlasti ajakirjanik on laisk, aga teisalt ajakirjanikule meeldib suhelda inimesega, kellele ta julgeb loota ja kellel teab, et ta saab selle kommentaari ja ütleme nii, et see inimene ei hakka ka liigselt pirtsutama sellega, et ma nüüd ei tea, kuidas ma nüüd seda sõnastan, mis ma nüüd, et kas ma nüüd saan 10 korda seda asja enne läbi lugeda, kui see avaldub, eks, et ma nüüd tahan iga sõna kontrollida, et vahel meil ei ole ka seda aega lihtsalt. Füüsiliselt ei ole seda aega, et me hakkaks tooma neid meedias kogenematuid inimesi siis meediasse. Seda peab tegema, aga et alati seda aega lihtsalt ei ole. Ja ma olen laisad ka. Aga kuidagi said sina ju kogenuks ikkagi. Sa ju ka alustasid mõnist, et sa alustasid ei olnud. Mina hakkasin alguses kirjutama siis, kui keegi ei küsinud veel. Ma hakkasin internetis blogi pidama, siis kui nagu keegi ei küsinud poolt mingeid kommentaare. Et see on selline hea lahendus selle pärast, et siis kui sa ise midagi kirjutad, siis inimesed kohe nagu põrgatavad vastu. Aga lihtsalt selle nagu inimeste välja koolitamise koha pealt, et see ei ole tegelikult nii meeletult suur raskus või töö inimesi välja koolitada, et anda kommentaari, et enamik inimestele, kui sa ütled, et umbes 1, 2, 3 näidet ja nagu palume sult 3 lauset ja sul on nii mitu tundi aega, siis inimesed saavad sellega ikkagi üldiselt hakkama, ka naised ka täitsa. Minul on enne valimisi oli tõesti üks eitav vastusvalt nais, kes esimest korda kandideeris. Tegin pika intervjuu ära, ta soovis seda ka lugeda ja siis ütles, et nii hea lugu ja aga tead, ma rääkisin kodus mehega ja siis ma arvasin, et ikka ei ole vaja seda. Aga ma suutsin muidugi argumenteerida, et sa kandideerid kohalikel valimistel. Et kas sa tahad nagu sinna volikogusse saada või sa ei taha. Ja lõpuks läks see lugu ikkagi niimoodi, et ta läks ja me ei kärpinud. Aga selle meediakoolituse koha pealt, et ma lõpin ka kommunikatsioon ja suhtekorraldust natukene, et tegelikult kui me tahame, et naisi oleks rohkem pildis, siis tegelikult tulebki endast niimoodi see arvamusliider teha. Kirjutage ise. Praegu sotsiaalmeedia on tegelikult selline, mis lubab oma publikuga suhelda. Väga hea näide on Moira Forsell, kes kirjutab Ärilehte alati väga teravaid ja väga asjalikke ja väga häid lugusid, et neid loetakse väga palju. Sest tegelikult ajakirjanik teeb ikka tööd niimoodi, et mul on mingit allikat vaja mingis valdkonnas, Google on tegelikult see, kus ma nagu hakkan pihta ja kui me oskame nagu oma kaubamärke ja oma ettevõtteid
teha selliseks internetis hästi leitavaks, et siis oskame seda ka endaga teha. Ja täpselt selles valdkonnas, mis sa ise tunned, et on see sinu valdkond, et on see siis investeerimine. Ja kui me just mõtleme, et naiste puhul. Kas see kommunikatsiooni mõttes on pigem hea või halb? Kummale poolele ta head teeb? Kui näiteks Virginia Woolfi ette tuua. Keda Virginia Woolf sinu meelest vastandab? Virginia Woolf ikkagi vastandab ennast meestele. Samamoodi on ka, kui ma ei eksi, siis on samasuguseid gruppe on ka meeste poolelt, et ega seal suurt vahet ei ole, kas on feminismi pooldavad või šovinismi pooldavad grupid, et mõlemaid on sotsiaalmeedias olemas, et kuidas see selline vastandumine teie jaoks tundub? Minu meelest ei ole vastandumine kunagi hea, et me oleme nagu ühed inimesed kõik. Kui me hakkame vastanduma, siis me hakkame paratamatult otsima neid erinevusi. Kas meil on vaja seda? Meil on vaja minu meelest tunda seda, et mõlemad sood on võimelised tegelikult kõigeks, kui nad tahavad seda. Küsimus on selles, et kuidas me saame naisi järele aidata selle tahtmisega ja selle enesekindlusega, et nad tulevad ja julgevad neid asju teha ja julgevad suhelda ja ka endast rääkida. Et mulle tundub, et siin on võib-olla natuke seda poolt, et mulle väga meeldis, ma toon korra lause sisse, Mari-Liis Lind, kelle tekstist oli eestvedaja. Kui me olime koos Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis siis žürii ees, kes otsustas, et kes sellel aastal võiksid aasta ettevõtlikus edenenud olla, siis küsiti tema käest samamoodi, aga miks on vaja neid naisi, tüdrukuid sinna viia, miks on vaja just neile spetsiaalselt seda suunata? Vastus oli see, et tegelikult ei ole tüdrukutele seda vaja. Nagu sellepärast, et nad on tüdrukud, et nad on naissoo esindajad, et sellepärast, et ühiskondlik suhtumine on selline, et ta ei toeta naisi sinna minema. Et ma arvan, et see on igal pool mujal samamoodi. Kui me suudame, kui see suhtumine on toetav, suhtumine on selline, et naised tunnevad, et nad võivad minna, julgelt minna, siis nad lähevadki. Aga naised, nagu me teame, ja kõigepealt lapsed kasvatamine ja kõik muud asjad ära tegema ja siis võivad minna. Et ma arvan, et see ei pea nii olema. Ma arvan, et tegelikult naised võivad kohe minna ja laste kõrvad minna. Et jaa, mul on enda 3 väga keeruline laste kõrvad neid asju teha, aga see on võimalik. See nõuab päris head planeerimisoskust. Väga suurt enesejuhtimisoskust. Ja loomulikult minul on täna õnneks mees kõrval, kes saab mind toetada sellega. Päris üksi ma ei kujuta ette. Aga kindlasti on see ka mingil viisil võimalik. Kristi, sina oled ettevõttel olnud koos oma abikaasaga, et kuidas teile selline vastandumine, naiste ja meeste vastandumine tundub? Kas seda on vaja üldse? Ma arvan, et mõnes mõttes seda naiste ja meeste vastandumist on vaja lihtsalt selleks, et demonstreerida seda absurdsust, mis praegu ühiskonnas olemas on. Et ega me räägime sellest, et siin meedia taob trummi, et meil on naisettevõtjad ja naisinvestorid ja kõike muud, et ega seda trummi ei taotaks siis, kui ei oleks mingit erinevat ühiskondlikus tõlgenduses või suhtumises või olemises. Eks natukene selline vindi ülekeeramine võib-olla aitab mõndadele inimestele, kes ei ole mitte kunagi sellele teemale mõtlema hakata, et oota, aga miks seda rõhustatakse, et on naisettevõtja või naisõpetaja või naisinvestor või midagi muud. Muidugi oleks tore, kui me oleksime kõik sõbrad ja kõik ühesugused ja positiivselt töötame ja kõike muud, aga vaatame nüüd nagu viimased 200 aastat nagu tsiviilõigust ja sotsiaalset arengut ja kõike muud, siis kahjuks sellised arengud ei tule ilma mingi ragistamiseta. Oma abikaasaga on selles suhtes väga tore ettevõtted teha, et ma temaga abielul ma olen nõus, siis ma ilmselt olen nõus temaga ettevõttega koos tegema. Ju siis me mõtleme piisavalt sarnaselt, et seal väga paljudel neist on koos enda abikaasaga ühine ettevõte, et lõppkokkuvõttes nagu sa ütlesid, eks ju, kõik on ühesugused toredad inimesed, aga ma arvan, et Eestis seda vinti on vaja natukene üle keerata. See Virginia Woolfi näide on selles suhtes väga hea, et on ikka näha, kuidas mõned inimesed saavad väga kurjaks, kui öelda, et tegelikult ei ole kõik väga hästi, sellepärast et väga mugav on mõelda, et kõik on väga hästi, sellepärast et siis ei ole mingeid raskeid küsimusi, et kuidas saaks ühiskonda muuta ja kas mina peaksin midagi tegema, kas äkki mina peaksin teistmoodi mõtlema või et kas minu sees on ka mingid eelarvamused, et palju lihtsam on öelda, et probleeme ei ole ja siis ei ole ka sellist ühtegi ebamugavat mõtlemisküsimust.
nii et hea artikkel on see, mis tekitab diskussiooni, olgu see siis klassikalises meedias või sotsiaalmeedias. Ma korra tarkan siia öelda, et mulle väga meeldis, et õpetajad tõid, sest meil on valdavalt naisõpetajad, meil on vaja rehabiliteerida meesõpetajaid. Meil on õpetajad ja meesõpetajad. Ja meil on naisõpetajad ja meeskoolidirektorid ja tegelikult niipidi siin hariduses. Seda vastandamisteemet oli tegelikult väga tunda viimased kuud, kui juhtus see Rõivase juhtum just ka valimiste perioodil ja oli ka näha ühiskonnas. Ühelt poolt oli näha neid märke, et Eesti on palju nagu küpsem ühiskonnana. Et oli näha, et me oleme valmis teha järeldusi selle osas, mitte lihtsalt demonstratsioonide peal seda arutama on ju, aga samas ajakirjanikul oli päris huvitav nagu jälgida, kuidas erinevad osapoolid ühiskonnas nagu olid poolt vastu, kuidas Rõivas sai hääli juurde on ju. Siis kuna mina olen nagu nii-öelda rahvusvähemuse meedia esindaja, siis oli väga huvitav jälgida ka seda, kuidas omakorda see sooline segregatsioon nagu mõjutab ka seda nii-öelda rahvussegregatsiooni. Ja sellise macho stereotüüpi eksisteerimist Eesti ühiskonnast just nagu venekeelse elanikkonna seas. No näed, Rõivas ei olegi see nii-öelda hipster nende sokkidega, vaid tõeline mees, macho nagu suutis näidata, et ta on mees. No, oli ka selliseid arvamusi, need inimesed elavad meie ühiskonnas, nad ei ole kuskil nagu kaugel Siberist, nad on siin samas meie kõrval, nii et selline ühiskond meil täna on. Ja kui rääkida sellest, kui tihti näiteks naised ütlevad, ma ei anna kommentaari ja nii edasi, meil sellist probleemi üleüldse ei ole. Meil on probleem see, et näiteks Narvas inimesed ei taha kommentaari anda ja nad ei taha nagu otse-eetrisse tulla, sellepärast et linnapead näevad, mida nad seal räägivad ja jumala eest pärast naine kaotab tööd kuskil seal koolis on ju, et seda laadi probleemid. Mul natukene nagu ühelt poolt ma hea meelega praegu vaatan seda diskussiooni, et issand, kui hea Eestis elada on, juba arutatakse seda laadi probleemi. Mina olen endiselt eelmises saadis, kus inimesed ei taha avalikult rääkida on ja siis ütlevad, et Rõivas on tubli, ta on macho mees. Nii et on Eesti number 1 on ju, kus on juba edasi jõudnud, siis Eesti number 2, kus nagu ei julgeta mees või naine vahet ei ole kaamera ette tulla ja otse rääkida. Tere tulemast! Sama mure on Kihnus ka muidugi, nagu sa kirjeldasid, et liiga väike kogukond. Aga ma tahtsin siia lisada, kui sa hakkasid kommentaaridest rääkima, et selle majaga seoses, ma ei tea, kas tuleb rääkida, et artikkel siis puudutas seda maapiirkondade internetiseerimist, millele siis Urve Palo justkui olevat veto peale löönud. Lugesin selle kommentaari ja ma ei uskunud, et ma sihukest asja saan lugeda. Kommentaarium oli Postimehes nimeline. Oma nimedega 2 meesterahvast hakkasid siis teemat arendama, et no võt, pane naine pukki ja kohe on ikka nagu tõestatud, et naine ei sobi millekski. Ja ma olin täiesti nagu šokis, sest minu arvates, mina oma mõtetes olen nagu sellest ühiskonnast juba nagu välja tulnud, aga see ikka eksisteerib. Ja tegelikult, kui me vaatame praegu olukorda, siis just selle maja ministrite, naisministrite puhul, siis ma ei tea, kas siin on see nii-öelda klaaskalju efekt, et meil on tasuta ühistransport, mis natukene, kas tuleb, ei tule, siis meil on maa internet, millele justkui on minister tõmmanud kriipsu peale, et tegelikult on hästi oluline, et need ministrid praegu nendest olukordadest nagu väga sirge seljaga ja väga professionaalselt välja tuleksid, sest muidu hakkab see näpuga näitamine, no võt, naine võimu juures ja kõik on ikka kiivas. No pole küll nüüd kriipsu peale tõmmanud on... Aga Kübarsepa artikkel väga lihtsalt ütles, et naine ja need 2... ma tean seda, ma ise kirjutasin selle artikli, ma tean seda tagamaad, aga ma lihtsalt räägin, kuidas see paistab ja kuidas seda nagu välja nagu näidatakse. Kristi? Ma tahan, et seda mõtet oleks siin rõhutada, et kui mees on halb juht, siis lihtsalt see konkreetne mees on halb juht. Kui naine on halb juht, siis kõik naised on halvad juhid. Ja see on ka üks põhjus, miks väga suur naisi ei taha sinna meedia tähelepanu ette tulla, sest et selle asemel, et nad esitavad oma positsiooni või töökohta või ettevõtet, siis neil on nagu õlgadel see koorem, et sina nüüd näitad, millised siis kõik need Eesti naised on. Ja kui sina oled just see naisprogrammeerija, kes ei oska programmeerida, siis ei oskagi naised programmeerida või ei oska matemaatikat või investeerida või mida iganes. See on ka selline selge üleliigne surve, mis just ei ahvata inimesi nagu meedia tähelepanu alla minema.
küsin ühe sellise provotseeriva küsimuse meie naisajakirjanike käest. Kui sageli tuleb teile meesallikate poolt selliseid kommentaare, et sina tütarlaps ei tea sellest teemast midagi või et kas ikkagi sinu profiiliga inimene peaks neid küsimusi küsima? Pidades siis silmas küsija sugu. Ja viimasel ajal enam ei ole, aga päris alguses ja algusaastatel ma olen 6 aastat töötanud ärimajas, et alguses oli ikka küll ja mitte ainult meeste poolt, ka naiste poolt öelda, et sina tütarlaps on ja ma ei tea, kas mul on mõtet siin hakata nii põhjalikult siin seletama seda asja lahti, eks ole, et nagu nii aru ei saa. Et seda on tulnud ikka, aga seda räägivad ka näiteks räägivad seda suhtekorraldajad, kes mul just üks väga hea sõbranna ütleb, et kui tema läheb kliendiga kohtuma, ütleme, et on uus inimene ja siis naisena sa pead kõigepealt tõestama, et sa oled tõsiseltvõetav ja siis sa hakkad oma projekti talle tutvustama, aga kui läheb mees, siis ta läheb projekti tutvustama. Ja see on siiamaani ja meil on väga palju tippjuhte endiselt, kes, võib-olla see on natuke kreeritud väga palju, aga endiselt on neid tippjuhte, kes, kui naine istub laua taha, siis küsitakse, et kes sekretäri edasi laua taha istuma. Kristel ja Kristi, kuivõrd sageli teid kuidagi üritatakse mitte tõsiselt võtta või kui sageli olete teie saanud kommentaare, et kus siis kohvi teile? Mina, võin oma loo ruttu ära rääkida, et mina ei ole üldse selliseid kommentaare saanud. Peale ühe korra, kui ma ükskord käisin ühel konverentsil esinemas Moldovas, startup konverents oli, siis ma rääkisin nagu loo sellest, et kuidas ma nagu USA turult kapitali kaasasin ja siis hiljem tuli üks meesterahvas minu juurde ja siis õhtul nagu ja siis ütles, et tead, et ma arvan, et sa ainult selle pärast olid võimeline raha kaasama, kuna sa oled blond, ilus ja mingi naisterahvas. Siis ma olin nii, et vau, okei. Ja metsa. Et mul oli siuke lugu, aga muidu mul ei ole kuidagi nagu, ma ise vähemalt ei ole tundnud, et mind on kuidagi teistmoodi küsitud. Mina olen praeguseks küll järje ära kaotanud, et kui mitu korda mult seda küsitud on, et naisinvestorid, kas te investeerite kingadesse ja käekottidesse. Seda on ikka väga palju tulnud ja siis seda, et kas me vihkame kõiki mehi, sest et meil on naisinvestorite huvi. Ja et siis naisinvestorid? No vist nagu ei vihka. Et seal on, ütleme, ikka väga palju ka sellistest ütleme selline 90-ndatel võimul oli saanud selliste praegusel hetkel keskjärgiste meeste käest, kes on ikka väga elevil sellel alati, et on naisinvestorite huvi. Ja siis nad ikka iga kohvipausi ajal tipub tulema see küsimus, et kas te siis investeerite kingadesse ja käekottidesse. Et see sama läbi, et eks see on umbes see sama vaimukuse tase nagu on. Head Marta ja kävid konverentsi osa, ma võib-olla puudutaks natuke teist momendi, kuhu me oleme jõudnud nagu selle aasta jooksul. Et see võib-olla jällegi on seotud just nagu selle rahvusmentaliteedi erinevusega, et tegelikult vene kultuuris on see, et sa tihtipealt arvestad sellega, et olles naisena ja sulle tehakse uksed lahti on ju ja siis kantakse sinu käekoti, rasket käekoti või mida iganes on ju, et sind kuidagi naisena aidatakse. Ja siis, kui sa oled tegelikult tippjuht suures organisatsioonis või mida iganes või sul on oma äri ja nii edasi ja sa oled just jällegi võib-olla, ma ei oska kommenteerida nagu Eesti ühiskonnas, vaid oled sellises rahvusvahelises seltskonnas või sa oled jällegi sellises seltskond, kus on rohkem nagu selline vene juurtega mehi, siis sa hakkad harjuma sellega, et tegelikult sa ei ole üks ilus naine, kellele tehakse uksed lahti, sa hakkad mängima samasuguste reeglite järgi. Suures organisatsioonis on igaühel oma huvid,
sa oled tippjuht, sa pead nii-öelda oma organisatsiooni, oma selle töötiimi huve kaitsma. Ei ole enam seda, et sa oled naine või sa ei ole naine, sa oled tippjuht või sa oled äriomanik ja sa mängid samasuguste reeglite järgi. Ja sa pead nagu sisemiselt läbima seda, et sa oled valmis võitlema, sa oled valmis võistlema ja seda on vist väga hästi näha võib-olla, ma ei tea, kas see on ideaalne näide Yana Toom. Aga teades natukene Vene ajakirjaniku nagu sellised olud, tööolud ja üleüldse olemise olud siin Eesti ühiskonnas, ma saan aru, et mis hetkel ta on muutunud selliseks, et ta on valmis võitlema ja võistlema. Et mingil hetkel ma arvan, et mingi osa naisi, kes on tippjuhi kohtadel, nad on läbinud sellist nagu sisemise muutuse, et me ei ole enam ilus naine, kellel tehakse uksed lahti. Ma olen see inimene, kes kaitseb oma organisatsiooni huve ja ma olen valmis nagu siis kas võitlema nende eest või võistlema meestega või naistega, mida iganes. Et see on üks nagu selline äärmus, kuhu sa võid lihtsalt nagu mingi hetk liikuda. Yana Toom on kindlasti ka väga karismaatiline esineja, et ta suudab väga rasketest olukordadest väga lihtsalt välja tulla. Aga tegelikult me oleme ühiskonnana üleüldse jõudnud tänasel päeval sellisesse seisu, kus kunagi varem ei ole olnud nii palju naistippjuhte ega ka nii palju naisettevõtteid ega ka liidreid poliitilisel tasandil, et mida selline ajakirjanduse ja meediaga suhtlemine nendele naistele annab? Mis on need kasupunktid, mida nad sellelt saavad? Ma tean, mina olen hea meelega nõus ajakirjandusega suhtlemusest, et kuidas ma siis veel nagu ennast nähtavaks saan teha või seda, mida ma teen, et kuidas see nagu inimesteni jõuab ikka läbi selle, kui kuskil keegi kirjutab, kuuleb midagi. Et hea ütlemine on selle kohta, et kas te teate, miks me sööme kanamune rohkem kui vanemune? Sellepärast, et kana kaagutab iga muna juures. Ja tegelikult see on midagi, mis ei ole eestlasele omane. Me ei taha väga kaagutada enne, kui me oleme päriselt selle muna valmis teinud, eks. Aga kui me vaatame startup maailma, siis tegelikult sa pead hakkama ikka maru vara seda kaagutamist juba korraldama, sest siis on, kui inimesed juba teavad sind, siis on hilja tulla toote kõrvale, tuleb juba varem olema sul teada, kas sellega üldse tasub tulla või mitte, siis sa pead kogu aeg käima kaagutama. Et natukene võib-olla halvasti kõlab, aga tegelikult ma näen seda, et see on asi, mida me peame, ma arvan, kõigile õpetama, ei ole vahet, on need mehed või naised, et mina täna noori õpetades näen, et see on nagu kõik eestlastel kõigil nagu see hirm tulla millegiga välja, mida mul võib-olla päriselt 100% valmis veel ei ole ja siis sa tegelikult raiskad meeletu aja selle peale, et seda teha ja jõuad turule ja sa tead, et see ei olnud see, mida klient tahtis, eks. et me ei saa endale sellist aja ja ressursi raiskamist täna lubada tegelikult. Ega ka hirmu siis? Ega ka hirmu, jaa, no hirmud on normaalne, eks ole, aga jaa, selles mõttes mulle väga meeldib Darja kommentaar, et jah, sa tegelikult juhina pead ühel hetkel jõudma sinna, et nüüd ei ole küsimus selles, et kas ma olen naine või kes ma siin olen, küsimus on minu meeskonnas, küsimus selles, kas see meeskond läheb välja, küsimus on selles, et keda ma kaitsen või mida ma kaitsen. Ja sa tegelikult pead astuma sellest võib-olla ma ütleks mugavustsoonist välja, et sa ei saa enam olla lihtsalt, ma olen nüüd malbe ja ilus tore naine, eks ole. Et paratamatult mingeid natuke võib-olla, kui me tahame seda nii sõnastada, siis mingeid mehelikke jooni peab tulema. Kas see välistab olla malbe ja naiselik ja samal ajal Karl Märinaine? Kristel, mis sina ka? Kas need on üksteist välistanud? Oi, ma ei tea, nii raske küsimus. Ma arvan, et ma ise olen vist natukene üldse rohkem kuidagi, ma ei pea ennast väga malbeks või nii, et nüüd saab niimoodi kuidagi panna sellise leibeli külge, et ma ei tea, nii raske küsimus. Mina küll olen pidanud õppima seda karmimat poolt. Ma olen lapsena, ma kasvanud sellisest keskkonnast, kus oli siuke meestel olid teistsugused, mu vendel olid hoopis teistsugused õigused ja võimalused. Ja ma mingi maani üritasin hullult olla mehelik. Ma sain aru, et see on kasulik. Aga siis ma mingil hetkel avastasin selle, et oot. Aga mina olen naine, ma tahan ilus välja näha, miks ma ei või ilus olla. Ja tegelikult see jõudis selleni, et mingil hetkel ma otsustasin, et aga ma rõhutangi seda, et ma olen naiselik. Ja mis siis, kui mõni mõtlebki selle peale, et ta sai ainult selle pärast midagi, et ta nägi hea välja. Aga mis siis, kui ma saingi selle eest, mis siis? Kas see puutub üldse asjasse, kui ma sain selle, siis ma sain selle. See aitas mul midagi edasi saavutada.
et selles mõttes ma ei näe nagu siin ka probleemi, et miks ma ei võiks saada selle eest, et ma olen ilus. Aitäh! Mul ka kuidagi need mõtted on nagu jooksevad kogu aeg sinna maani, et minu meelest mingis näiteks naisettevõtjast rääkivas loos ma arvan, et me ei pea olema nagu täiesti lakoonilised, poliitkorrektsed ja rehitseme sealt nüüd kõik välja, mis puudutab nagu mingit olemust või sellist. Ma ei mõtle küll selliseid äärmuslikke näiteid, mida ma ei tea, kas või Eesti Ekspressis teame, kuidas ajakirjanikud kirjutavad hirvesilmsetest või siresäärsetest prokuröridest, eks ole. Aga ma mõtlengi, et noh, kui kui on Kristeli pilt loo juures ja noh, miks ma siis ei või öelda, et sul on ägedad juuksed? Sest see on üks nagu eristuv ju moment ja nagu kõik näevad seda. Miks ma siis pean ütlema, või noh, et sellest üldse nagu midagi rääkima või noh, või minu meelest ei ole ka ju see, et päris normaalne, et kui naine keeldub rääkimast siis oma lastest või et noh, ainult sellest ärist, et lugejal on ju ka huvitavam näha ka seda inimlikku tahku selle inimese juures ja ka mehe puhul on ju see tore, kui ma ei tea, ta räägib oma koerast või lapsest või ongi toetavast abikaasast, eks ole. Et seda inimlikku poolt ka majandusajakirjanduses ja ka nagu ettevõtluse juures ei tohiks nüüd nagu täielikult kuidagi ära süüa lihtsalt sellepärast, et issand jumal, äkki mind nüüd vaadatakse kuidagi teistmoodi veel. Ja minu meelest ka, et kui naine on ilus, siis ta on ilus, noh. Et miks me peame seda nagu varjama või kuidagi. Tegelikult tahtsin teada seda, et miks on kasulik olla naistel nähtav. Ja ma küsiks vastu, et tervelt saalilt, et kas te tahate, et teie sõnumit nagu kuulatakse või mitte. Siis tuleb rääkida ja siis tuleb rääkida niimoodi, et inimesed aru saavad. Inimesed saavad aru väga lihtsatest ja lühikestest sõnumitest. Et ei ole nii hulgas. No, tegelikult on selles mõttes, kui me vaatame näiteks viimast suurt palgalõhe diskussiooni, mis kiskus ikkagi sinnamaani, et hakati neid protsente seal tõmbama jupikesteks, on ju, siis tegelikult, kui me neid protsenti jupikesteks tõmbame, siis kogu asi laguneb koost. Et tegelikult tõesti naised, ma tean, et siin on mitmete organisatsioonide esindajad, et öelge äkki, mis on see sõnum, mis on see sõnum, mis tooks just selle tasakaalustatud ühiskonna, sest vastandumine ei ole nagu kellelegi plussiks. Et sõnumid tuleb tegelikult läbi mõelda ja nende juurde jääda mõneks ajaks, sest ega ühiskond niimoodi nipsust ühe aastaga ja ühe kampaaniaga muidugi ei muutu. Võtangi siis äkki selle tänase paneeli kokku ja parandage mind, kui ma nüüd valesti sain aru, aga et naised võiksid jääda naisteks ja olla julged oma sõnumi väljaütlemises ja ärge kartke meediat, suhelge meediaga ja see tuleb teil ettevõtte müümisel ja suhtlusvõrgustiku loomisel igati kasuks.